Tere! Mina olen Karl Futuklassist. Tänases videos vaatame, kuidas kasutada Futuklassi õpetajate portaali haridustehnoloogina. Alustamiseks logime sisse. Nii, ja nüüd, kus me oleme sisse loginud, kuvatakse meile terve hunnik võimalikke variante. Ülemine ots, eelkõige informatiivne, siin on tunnikavad ja abifailid, kus te ilmselt parajasti olete, kuna te vaatate seda videot. Ning siis all on tehnilisemad kategooriad. Siin on teie koolis olevad liikmed, kuna see on testkool, mille ma just endale enne tegin, siis enne imet ma olen ainuke liige siin. Edasi on saadaval olevad litsentsid, seadmed, mis on kooliga seotud ja siis kõik arveldamisega seotud asjad. Nüüd täna eelkõige keskendume litsentsidele ja seadmetele. Nagu näha siin alumises sektsioonis ringi liikudes, siis päis jääb alati samaks. Seega sellise kiirtoimingu on alati saadaval hoolimata, kui lehel te parajasti olete. Täna me tahame nendest toimingutest kasutada uue seadme lisamist. Vaatame siia. Ja nüüd me põhimõtteliselt hakkamegi uut virtuaalreaalsusseadet enda kooliga siduma. Mõistlik anda seadmetele tähendusrikkad nimed, et kui teie koolil on mingi konkreetne nimetamissüsteem seadmetel, siis on alati mõistlik seda jälgida. Täna kasutame sellist suurepärast nime nagu Karli seade 1. Vaatame jätka. Ning nüüd kuvatakse meile selline 4-kohaline kood. Selle koodi kasutamiseks tuleb meil panna VR-seade pähe ning käivitada Futuklassi äpp. Ning nüüd ma lähen haaran endale ühe virtuaalreaalsusseadme ning kohtume kohe uuesti virtuaalreaalsuses. Ja tere tulemast tagasi. Oleme vahepeal jõudnud virtuaalreaalsusesse. Kui te olete just paigaldanud virtuaalreaalsusseadmele Futuklassi, siis kuvatakse teile umbes selline sisselogimisaken. Hoobilt saab siin mängida demosid ning saab siduda seadet kooliga. Enne kui me alustame, siis kõige tähtsam osa kogu aknast ehk on see väike nupukene siin. See näitab kiirelt vaadates, kas seade on internetiga ühendatud või mitte. Ehk siis, kui mingil põhjusel seade ei taha aktiveeruda, siis on tõenäosus, et on mingi võrguprobleem ja see tulukene läheb punaseks, kui internetiühendust ei ole. Aga mis seal ikka, hakkame siis pihta ja ilmselt juba olete välja mõtlenud, et meil on vaja vajutada nuppu seo seade kooliga. Nüüd meile öeldakse, et iga seade saab olla ühe kontoga seotud ja põhimõtteliselt 2 sõnaga öeldakse seda sama, mida me just videos tegime. Ja nüüd viimaks küsitaksegi meilt seda 4-kohalist koodi, mis me portaalis ennem kätte saime. Nii, meie puhul on see EHVK. Nii, vaatame kinnitusnuppu ja vaatame ühenda. Ning nüüd me saime teate, et seade on kooliga ühendatud ja nüüd me peame selle ühendatud seadme, mis meil nüüd masinaparki listitakse, määrama litsentsi. Seega nüüd lähme korra VR-ist välja ja vaatame, kuidas see käib. Nii, tere tulemast tagasi. Nii, nüüd siit seadme ekraanist, uue seadme sidumise ekraanist lähme välja. Ning ma võtsin backi, seega ta viis mind eelmise lehe peale, kus ma olin. Küll aga kui me nüüd klõpsame siia seadmete peale uuesti, siis me näeme, et meil on siin seade olemas, see nimi, mis me talle andsime. Ning siin on ka kommentaar, mis on selline tore kummituskommentaar, mis on jäänud mingist mineviku ajast ilmselt sellele seadmele. Aga see toob kenasti kätte järgmise teema, et me saame seadmetele panna juurde kommentaare. Näiteks ma saan siia panna endale kommentaari, kasutan seda seadet uute moodulite testimiseks. Lähme nüüd tagasi seadmete juurde ning siin me saame selle litsentsi nüüd aktiveerida. Vajutades vana hea muuda nupu peale ning kui me nüüd paneme siia linnukes ette, siis meie seadmele määrati litsents. Ja kui me paneme selle kokku tagasi, siis me igal juhul näeme, et litsents video jaoks on siia nimekirja pandud. Ning nüüd, kui see kõik on tehtud, lähme tagasi VR-i ja vaatame, mis seal veel teha tuleb. Nii, me oleme tagasi VR-is ja meil on ees tore aken, kuhu me enne jäime. Ja nüüd, kui me vajutame värskendu nuppu, siis me saame teate, et litsents on aktiveeritud. Siinkohal mainin ära selle asja ka, et kui juhtumisi panete äpi kinni vahepeal, kui te lähete seda toimingut tegema, siis sellest ei ole mitte midagi hullu.
iga kord, kui FutuClass käivitub, küsib seade serverilt, et kuule, kas mul on litsents. Ja kui te olete FutuClassi portaalis selle litsentsi ühe korra ära määranud, siis seade automaatselt haarab selle ja te ei jää mingisse veidrasse limbosse, kus teil ei ole litsentsi peal ja peate kõik uuesti installeerima. Igastahes, nüüd kui see on tehtud, me saame lihtsalt klõpsata käivita FutuClass nupule ning nüüd läheb natukene aega, kuni FutuClass käima läheb ja enne imet kõik, mis litsentsi määratud olid, on kenasti siin saadaval. Ja sellega lõpeb meie VR-osa. Käime kiiresti üle, mis tänased põhiteemad olid. Kui teie koolil on olemas FutuClassi litsentsid, siis on need nähtavad litsentside menüüs. Litsentside nimed on käsitsi määratud ning võivad olla teie kooli või mõne projekti nimega. Olemasolevate litsentside kogust ning nimetust näete litsentside kategooriast. Litsentside aktiveerimine seadmetel käis seadmete kategooriast, kus kõigepealt tuleb siduda uus seade, kasutades 4-tähelist koodi, mis portaalist antakse, ning seejärel see 4-kohaline kood virtuaalreaalsuses seadmesse sisse kirjutada. Peale seda kuvatakse seade siin nimistus, kus siis seadme muutmise alt saab lisada litsentsi seadme külge. Ning viimaks saate ka jätta seadmele kommentaare. Ning see ongi tänaseks kõik. Teiste videode jaoks külastage meie õpetajate portaali ning kui teil on rohkem küsimusi, siis kindlasti kirjutage meile. Aitäh!